Tere hommikut kõigile. Meie oleme valmis. Kotid, kohvrid koos. Ja ei olegi muud kui paneme teele. Ma ei tea, pidime nagu 7:30 majast ära minema, et olla 8 Johni juures, et saad hiljem 8:30 sõitma hakata. Ma ei tea, kell on 8:08. Oleme ikka kodus. Mul pole õrna aimu, kus Beckett on. Aga vähemalt kasutan mina aega produktiivselt. Ma toon asjad juba autosse, et kui teised on valmis, saame juba kiiremini minna. Kasperi kohver on juba siin. Viskan enda koti ka. Mõned kotid on juba tagaistmete juures, nii et minu ja Kasperi asjad on siin. Kohe viin ka Jenniferi asjad sinna autosse. Beckett oli, siiamaani on nii-öelda sleepover peol. Ehk siis, ma ei tea, ma arvan, et me käime, võtame tema ka veel kuskilt peale, aga ütleme nii, et me oleme peaaegu valmis. Ja hetkel on tund aega juba see ajakava nihkes, aga nagu ma ütlesin, see on puhkus, vaatame kuidas läheb, pole mõtet stressata. Ja pärast 3 tundi oleme me mineku valmis. Kell on 10:05, aga ei ole hullu. Jõuame lihtsalt sutikene hiljem New Yorki. Võiksid jälle ilma minuta. Ja nüüd võib küll öelda, et New York, siit me tuleme. Mul on hea jalaruum. Teine asi. Beautiful goal. Ja meie esimene väike kohvipeatus sellises väikeses linnakeses nagu Farragut, mis on umbes 10-15 minutit Knoxville'ist allpool. Ja Knoxville on siis Tennessee osariigi kõige esimene pealinn. Enam see seda ei ole. Aga ja hetkel teeme väikse kohvipeatuse, sirutuspaus. Kui hea see on sirr. Jalgadel on küll ruumi, aga alaselge tagumik asjad ära, nii et see väike peatus on väga kasuks tulnud. Aga mille poolest on Tennessee osariik tuntud? Ikkagi viski. Ja minu selja taga on üks korralik viskisein. Ma arvan, et siin on iga võimalik USA bränd ja tuleb välja, et see koht on ka siin osariigis tuntud oma viskiseinade poolest. Nii et kui te satute Tennessee osariiki ja tahate mõnda viskit proovida või nautida lihtsalt õhtut, nautida sporti telekas, juua viskit, süüa mõni mõnus burger või mõni muu hea toit, sest et menüü on siin mega. Kui hea on jälle oma jalgu sirutada, seekord muidugi juba Kentucky osariigis. Kahjuks KFC-d sööma ei läinud, mis oleks muidugi Kentucky osariigis eriti äge asi. Aga kui Tennessee's viskit ei olnud, siis ei pea ka Kentuckys KFC-d sööma. Aga väike bensukapeatus,
kes tangib autot, kes tühjendab paaki, kes ostab mingit näksi. Kõigil oma. Ossu võis vaadake, kuulge, tasuta jook ju. Aga ei ole midagi öelda. Ilus õhtu. Täiesti pekkis minen järgmise peatuseni 3 tundi aega. Ja mu alaselg annab otsad juba. Täitsa pekkis. Aga ma pean vastu. Pole valikut lihtsalt. C'est scénario Pario. Vaadake seda. See on lumi. Ei ole kokaiin. Lumi. Aga see on meie tänane ööbimiskoht. New Yorki välja ei pannud, kuna meil on ikkagi 2 väikest last. Siis teeme pigem 2-päevase tripi. Nii et võtsime endale väikese majakese. Päris ubane isegi. Mulle meeldib siuke. Annab sellist metsamaja vaibi. Aga täitsa niitsevu. I didn't know. I thought it was someone up here. I'm like, oh, this is my headphone. Well, if there's someone up there, say hello. Oh, I'm taking. Mine is this. I put this one. Muidugi võtsime endale kõige suurema, kõige parema voodi. Ja voodi, kus ma ei pea redelist üles ronima. Sest et teised voodid, nendesse minemiseks on redelit vaja. Aga ma ei tea, äkki saaks mingit valgust ka siia või? Näe, valgus ka olemas. Super lups. Kuulge, peaks ütlema päris ubane. Kuulge, mul on tunne, mina magama ei lähe. Ma vastasin just ühe väga asja. Nii, lebansi voodis, eks ole. Ja vaadake seda. Mul on Netflix siin. Muidugi ei saa paljusid asju vaadata, meil on siin ikkagi 2 last. Aga no, kuulge, Alone'i saab ikka vaadata. Ja kes ei tea, mis on Alone, siis on selline äge saade, kus 10 inimest saadetakse loodusesse, kes on kõik nii-öelda professionaalid, kes on harjunud metsas olema, kes siis võistlevad $500,000 peale, kes suudab kõige kauem 10 asjaga looduses vastu pidada. Mulle see sari väga meeldib ja no kui viimane hooaeg on Netflixis olemas, siis miks mitte seda vaadata? Kes see lõikab pitsat niimoodi? Ainult Ohios lõigatakse pitsat niimoodi. Suht rõve. Nagu, okei, pitsa maitse on sama. Ja noh, kuna lapsed söövad ainult juustuga, siis pidime võtma ainult juustuga. Aga kes see lõikab pitsat nii? Okei, ma saan aru, kui on kodus tehtud pitsa, siis jah, võib ruutudeks või 4-nurkseks lõigata. Aga mis pitsa koht nagu pitsarestoran lõikab seda niimoodi? Ma ei saa aru. Aga noh, ei ole siin midagi. Hommikesed toimetused on tehtud. Kell on juba 10.08. Nii et on aeg minema hakata. Sest et me tahame ikkagi New Yorki ka jõuda. Juba ära oled seda teed. Õnneks on ainult 4-5 tundi autosõitu. Nii et selle kannatab ilusti ära. Ja noh, kui Eestis tundub see 4-5 tundi palju, siis mõtleks, et siin on see täitsa hea lühike sõit. USA on täiesti minu seda sõiduaega ja sõidupikkust väga muutnud. Ja mis jäi veel mainimata on see, et Johni tütrele on see esimest korda elus lund näha ja lund kogeda. Nii et päris äge kogemus on vaadata, kuidas väike 4-aastane näeb esimest korda lund. Isegi selle väikse lumekihiga ta juba mängib siin sellega. Ja no, väidetavalt on New Yorgis hetkel jalakõrgune, või noh, jalakõrgune siis ma arvan, poolde säärde.
lumi, nii et seal saab korralikult hullata. Ja tegime väikse peatuse Eerie linnas. See on umbes 1,5 tundi siis meie sihtkohast, aga jällegi kõhud tühjad, kondid, liigesed alused, nii et väike sirrutuspaus kulub ära. Ja kuna söögikoht, kuhu me tahtsime minna, siis laud vabaneb umbes 20 minuti pärast. Tulime ilma nautima siia lume kätte, õue. Kuidas ma igastasin lund, täiesti vekkis. Nii hea on olla. Ja muidugi minu selja taga dicks. I want some dicks. Ja kuna õues on ka ikkagi -6 kraadi, siis tuleb ilmale vastavalt riides käia, nii et kapuuts pähe ja siis on täitsa mõnus. Kuidas tundub? Mets on veits silt, aga näe, täitsa mõnus. Mõtlesin siin, et nokamütsiga päris nädal aega New Yorgis ära ei ela. Vaataks natuke paksemad mütsi. Aga jopenpuh, mis hinnad. Peaaegu kuulsad võikud, nagu mina. Peaaegu kuulus vend. No ja nagu lubatud sai, siis I love the snow. Hei, Kasper. Ja oleme jõudnud siia Jenniferi vanemate majja, kus on juba tema vend oma perega. Ja mega toredad inimesed on kõik, ausõna. Tunne nagu oleks kas või oma enda perega. Siin on kõik nii soojad inimesed, väga mõnus rääkida. Ma vist rääkisin just Jenniferi isaga, ma ei tea, 1,5 tundi juttu. Ehk siis me oleme siin olnud juba üsna tükk aega. Päris palju on mööda sellest, kui ma siin just lumeinglit tegin. Aga tõesti, päris soe tunne on. Ja pean ütlema, jõulutunne on ka. Jõulutunne mul ei ole viimasel 2 aastal vist Eestis olnud. Võib-olla on sellepärast, et Star FM mängib juba 1. detsembrist saati jõulumuusikat. Aga tõesti, mega tore on, mega positiivne. Aga nüüd on aeg minna tagasi seltskonda. Ja teiega näeme juba homme. Vaatame, mis homne päev toob. Nemad nimetavad mind siin hulluks. Mina nimetan seda... Või mina ütlen lihtsalt, et ma olen eestlane.